Ja siis meid lõigati kuidagi sealt niimoodi ära, et mõlemal poolt tulid autod ja panid meid järjekorda puhuma ja me keegi ei puhunud selles mõttes midagi, sest meil ei olnud puhuda midagi, me olime kained. Aga see oli selline tore sündmus sellest, et meie otsustasime lihtsalt nagu natukene sõbrannaga lollitada. Aga ma arvan, et kõige rõõmsamad olid selle sõbranna, Viljandi sõbranna vanemad, sellepärast, et kui me tulime need torukesed käes koju, siis nad olid ju veendunud, et nende äraoleku ajal ei juhtunud midagi nagu kriminaalset. Et selles mõttes lõpp hea, kõik hea. Tere tulemast karjäärikäänakutesse. Mina olen Kristjan ja räägin inimestega, kelle karjääritee on täis huvitavaid käänakuid. Kui sul on ka huvitav karjäär olnud, siis kirjuta mulle kristjan@karmo.ee. Karjäärikäänakut. Algab karjäärikäänakute Women in Tech eri, mis valmib koostöös TalTechi IT-teaduskonna ning Smartwork Academy'ga. Saadet toetab IT Akadeemia. Täna on meil külas Ingrid. Tere! Tere! Räägi, Ingrid, mida sa praegu tööalaselt teed? Täna olen mina noorem arendaja SEB pangas ja minu tiimi laua peal siis, millega mina tegelen, on meie IAM-i rakendus või siis Identity and Access Management, et see on täna minu peamine vastutusala siis noorem arendajana. Et eesti keeles siis suke õiguste haldamine? Õiguste haldamine, just nimelt. Et kes kuhu süsteemi, mis õigustes sisse saab? Jah, sisuliselt, et kas sa võid minna nendesse kohtadesse, kuhu sa tahad minna. Just. Ja kaua sa juba junior arendaja oled olnud? Ma alustasin tegelikult praktikandina, et kokku olen ma tänaseks pangas olnud 2 aastat. Ja sellest siis 4 kuud olin ma praktikant. Ja tegelikult eks me oleme rääkinud ka sellest, et millal siis nagu juniorist edasi arendada, aga meil oli alguses plaan, et minust saab nagu front-end arendaja. Aga siis kuskil vahepeal mul juht arvas, et äkki ma võiksin ikkagi back-endi ka proovida. Ja siis ma olen nüüd selle endale juurde võtnud. Ja siis me minu karjääri üle arutades leidsime, et annaks nagu asjale siis veel natukene aega. Et tegelikult ütleme full stack ongi see, kuhu ma algselt tahtsin liikuda. Ma oleksin tõenäoliselt olnud rahul ka front-end arendaja olemisega, aga mulle tundus see nagu hea võimalus, aga see nõuab natukene lisaaega. Avame natukene kuulajale igaks juhuks ka seda, et mis see front-end ja back-end ja full stack siis tegelikult on. No front-end arendaja ütleme siis nii, et näed seal vaeva, et sul oleksid nupukesed oleksid ilusti ja õiges kohas ja annaksid õigeid andmeid edasi ja tooks ka nagu tagant siis andmeid, aga back-end on see, mida sa ei näe. Back-end on see, kus see loogika on kokku kirjutatud, et sul on mingisugused andmed istuvad andmebaasis, aga mida, millal, mis tingimustel sul seda vaja on ja millisel kujul, et see kõik on back-endi sisse kirjutatud, aga seda sa ei näe, kui sa seda nupukest vajutad. Ja full stack on siis see, kus on need 2? Jah, just, et kõik kokku, et siis, et ma saangi kirjutada, teha neid nuppe ja siis kirjutada seda loogikat sinna taha, et mis seal taga toimub. Et kui võiks öelda, et back-end on siis nii-öelda see, mis toimub karu kõhus ja front-end on siis selle sama karu nägu. Jah, kui ma kunagi vali IT-s käisin, siis meil instruktor kirjeldas seda nii, et front-end on sul see kelner, kes võtab tellimuse ja siis läheb, annab selle kööki edasi ja siis köögis hakkab see kõik pull pihta, et mida kokku pannakse ja kuidas ja sealt tuleb see tagasi. Päris hea metafoor. Just. Siis kirjelda oma tüüpilist tööpäeva. Kuna me töötame sellistel agiilsetel põhimõtetel, siis on meil see skeem nii-öelda päris kohe paika pandud, et me töötame 2-nädalastes sprintides ja ma lähen hommikul tööle, ma võtan oma kohvi, ma jõuan natukene tööd teha, kui meil on stand-up selline koosolek, kus me siis räägime, mis me eelmisel päeval oleme teinud, kas me oleme kuhugi jäänud kinni, kas meil on mingisugust abi vaja, mingisuguseid probleeme on veel nagu lisaks tõusetunud. Ja
kui meil sprint saab läbi, siis me võtame selle sprindi retrovormis kokku. Siis on meil planning, millega me siis planeerime seda järgmist sprinti ja eraldi refinement'id, kui meil on vaja mingisugused suured teemad teha sellisteks söödavateks tükkideks. See võib olla natukene võib-olla, ma ei tea, mitte isiklik küsimus, aga et ütleme, kuidas sa tunned, kas retrodest on kasu? See on hästi huvitav, minul tiim just mõnda aega tagasi suurenes ja meil tulid inimesed olemasolevast struktuurist meie tiimi ja siis kohe oligi huvitav võrrelda, et kuidas nemad on harjunud tegema ja kuidas meie olime harjunud tegema ja mulle endale tundub, et üks suur osa nagu retrost tegelikult on ka võib-olla see kraadimine, et kuidas inimesed ennast tunnevad, kui palju neil on seda energiavaru ja ma tean, et see võib olla nagu sellistele kuidas ma ütlen, hardcore arendajatele võib-olla ei meeldi, et kes ikka viitsib nagu töö ajal, ma ei tea, tunnetest rääkida või mis iganes, aga minu jaoks on see tegelikult hästi oluline ja ma arvan, et on hea ka nagu teada, kus kohas su kolleegid on, sest et nii palju annab sellist nagu üldist õhkkonda parandada läbi selle, et sa tead, kus kohas teine on. Võib-olla tal ei ole isegi tööalased probleemid, võib-olla tal on seal taustal midagi isiklikku, aga kui ta väljendab seda, et tal on energiavarudega kehvasti, et sa oskad võib-olla tema käest küsida küsimusi ja teda toetada, sellepärast et kui inimesel on raske, ta ei pruugi ise osata nagu seda teha ja näha neid võimalusi. Et selles mõttes jah, ma arvan, et retrodest on kasu, kui neid teha õigesti ja vastavalt nagu tiimi koosseisule. Et selles mõttes jumala õige, et kui sa tead, et teisel on mingi raskem periood, siis sa ei lenda nii agressiivselt talle peale või kui võib-olla ongi stressi rohkem aeg, mingi projekt vaja kiiresti valmis saada või mingisugused asjad on ju lõpetada. Et siis pigem oled nagu konkreetsem, aga kui sa tead, et teisel on raskem, sa lähened talle võib-olla grammikese pehmemalt ja asjad saavad paremini tehtud tänu sellele. Et see ei peagi olema isegi nagu sihuke öö ja päev vahel, isegi see, kui sa tead, mis seal taga toimub. Mis seal back-endis toimub. Just. Võib-olla me peaks inimestena ka ikkagi full stack olema, mitte. Psühholoogid, full stack, inimarendajad. Siis nojah, et kui juba kuidagi, kuidas ma selle siit nüüd üle viin, et need rohkem nagu hardcore arendajad, keda sa mainisid, et rohkem nad on ka ikkagi inimesed, mitte robotid. Rääkides robotitest, siis kuidas nüüd AI peale tulek junior arendaja rollile mõjunud on? See on selles mõttes hea küsimus, et ega mina ju elu junior arendajana enne AI-d ei teagi, et mul see võrdluskogemus puudub. Aga ma arvan, et kuidas mina AI-d kasutan, et ma kasutan teda ikkagi nagu asjade selgitamiseks, õppimiseks, sest et kuna mul ei ole sellist formaalhariduslikku tausta IT-s, et mul ikkagi tekib asju, mida ma võib-olla mis on common knowledge, aga millega ma ei ole kokku puutunud, et ma siis käigu pealt harin ennast. Et selle jaoks ja koodi jaoks ka ikkagi, aga mida ma ei tee, ma ei võta copy paste'iga seda koodi sealt AI-st, ei pane lihtsalt nagu endale teadmata, mida see teeb. Et ma arvan, et see on hea õppevahend. Ma arvan, et see on hea nagu võib-olla tööriist, millega koodi luua mingitel tingimustel. Aga samal ajal peab nagu meeles pidama, et ettevõtted on erinevad, need koodibaasid on erinevad. Et ma arvan, et ta võib-olla ei võta arendajalt niivõrd tööd ära, kui ta muudab seda. Ja ma arvan, et mida ei tohiks ka ära unustada on see, et juhul kui keegi ütleb, et AI võtab junior arendajatelt töö ära, aga kust siis tulevad need keskmise taseme arendajad, kust tulevad senior arendajad, et meil on ikkagi vaja mõelda selle järelkasvu ja selle elukaare peale nii-öelda. Et see plaan, et hoiame kulusid kokku, ärme junioreid värba, ei ole pikas plaanis jätkusuutlik. Keegi peab seda tegema, sest et ühel hetkel, me keegi ei ole igavene on ju, ja keegi ei ole ka igavesti ühes töökohas, kuigi pangad on tegelikult IT kontekstis ühed stabiilsemad kohad, et inimesed liiguvad väga vähe, siis sellegi poolest mingisugune nagu
pikk plaan peab ka olema alati. Absoluutselt. Siis arendajate puhul, mida ma ise nagu omast kogemusest tean, on see, et koosolekud üldse ei meeldi, et tahaks tööd teha, mitte koosolekul olla. Kuidas see tasakaal teil seal on? Ma olen nõus selles mõttes, et ühest küljest ma olen ka nõus sellega, et koosolekud on vajalikud. Mõned koosolekud võib-olla saaksid e-mailid olla, eks ju. Aga mis on lihtsalt keeruline, et kui su töö nõuab sult sellist süvitsi minemist, süvenemist, siis iga selline võib-olla ajaliselt lühike koosolek, mingi pool tundi, tund aega, aga see võtab sind kuskilt sellest flow'st nagu välja. Võib olla väga raske sinna tagasi saada. Et selles mõttes ma olen nõus sellega, et võimaluse korral võiks nagu koosolekuid vähem olla. Aga teisalt jällegi on ka see, et näiteks kui sul on mingi selline periood ettevõttes, et toimuvad suured muudatused ja mingid sellised asjad, siis on tõenäoliselt ka nagu vältimatu hoolimata sellest, et võib-olla sa eelistaksid nagu vähematel koosolekutel olla. Ja võib-olla ka see, et kui te töötategi näiteks ühes ruumis, on ju, teete mingid asjad, et pigem teha üks pooletunnine arutelu, kui et keegi kogu aeg küsib kelleltki midagi on ju ja segab seda flow'd ikkagi ju, isegi kui koosolekut ei ole. Seda küll ja ma ise vähemalt arvan, et mul ei ole vaja ametlikku koosolekut alati asjade arutamiseks, et lihtsalt kui sul on inimestega, sa oled loonud kolleegidega sellise hea ja nagu usaldusliku suhte, et siis sul on võimalus ka käia lihtsalt nagu üks-ühele neid asju küsimus, et võib-olla see koosoleku formaat võib-olla lihtsalt on ka juba midagi sellist, et inimesed lähevad stressi ja kui sa lähed juba üle mingisuguse piiri, ma ei tea, 4-5 inimest, siis tekib sul alati mingi seltskond, kes on hästi passiivsed ja siis see nagu kaotab võib-olla selle suurema mõtte seal taga. Ehk siis koosolek mingites olukordades on vajalik, aga et tuleks hoida nagu seda piiri, et mitte liiga palju aega nendega ära täita ja leida see mõistlik tasakaal on ju. Läheme ajas tagasi. Kust sa oma tööelu alustasid? Ma alustasin oma tööelu gümnaasiumis ja ma käisin kooli kõrvalt ABC Kingas tööl. Et siis kui teised tunnid said läbi, teised läksid koju õppima, siis mina mingitel päevadel sõitsin hoopiski bussiga Viru keskusesse ja siis töötasin õhtuni. Et mulle tundus kuidagi, esiteks ma tahtsin seda iseseisvust, et mul olid juba tekkinud omad huvid ja mulle tundus kuidagi imelik võib-olla vanematelt seda raha ka küsida, et eriti siis, kui ma tahtsin näiteks peole minna. Et ma mõtlesin, et ma tahaks nagu ise nagu neid asju enda elus organiseerida, aga ka igasuguseid muid, ma ei tea, reisikesi ja asju ise finantseerida. Ja see on tegelikult tagantjärgi, ma ütleks, üks ägedamaid töökogemusi, sest et seal oli nii huvitav kollektiiv, väga palju erinevas vanuses inimesi ja minu meelest seal sai nagu kuidagi kogu aeg sai nalja. Et ma ei mäleta ühtegi tööpäeva, kus ma ei oleks naernud. Et kui ma mõtlen, et see, kuidas sa seda kirjeldasid, et imelik vanematelt raha küsida, kui ma tahaks peole minna. Ma olen ka kuulnud selliseid lugusid, kus laps kirjeldab vanematele, või müüb seda peole minekut maha kui ikkagi nagu investeering, et et see, et minul on lõbus, on investeering minu tulevikku, palun vanemad, toetage mind. Vot ma ei olnud väga hea sihukene liftikõne esitaja ilmselgelt. Aga jällegi ka see iseseisvuse suund on jällegi investeering iseendasse, et sa õpid omal jõul toime tulema, et just. Ja sa olid siis juba ikkagi täisealine, eks ju, et see ei olnud nagu see, et laske mul lapsepõlve nautida. Ei, ma olen alati kuidagi kibelenud kodust ära, et kuidagi ikka oma elu peale ja ise otsustada ja ise teha ja. Mis siis seal Kingapoes võib-olla kõige lõbusamad sellised seigad on, mis meelde on jäänud? Esiteks see, mis ma mainisin, et nalja sai palju, aga üks selline võib-olla suuremaid eduelamusi, mille ma sain, oli ükskord, kui selline vanem naisterahvas tuli poodi ja ta oli ilmselgelt häiritud. Me oleme ise seal olnud, eks ju, et sul on midagi vaja, sa läheb poodi, väga palju inimesi, lärm, higistad
ebamugav on, ei taha olla seal. Ja tema tundis seda sama. Ja siis ma palusin tal istuda, meil oli seal poe tagaosas selline nagu suurem proovimisala või siukse tumbad olid seal. Ma ütlesin talle, et okei, istuge maha, et kirjeldage palun seda stiili, mis te otsite, et noh, tõenäoliselt siuksed madalad, mugavad on ju. Ja siis ta kirjeldas mulle ja ma käisin seal saali peal ja otsisin mingisugused need kingapaarid välja ja tõin talle ja näha oli, et tal oli ka võib-olla see mobiilsus oli piiratud, et ma võtsingi siis need kingad ja ütlesin, et ei ole vaja kummardada ja võtsin selle vana kinga tal jalast ära ja panin uue kinga jalga, et kuidas on ja lõpuks ta oli nii rõõmus, ta ostis mul 2 paari jalanõusid ja ta läks sealt poest ära, ta nägu säras, kõik oli nagu see päike oli sealt pilve tagant välja tulnud. Ja mul oli nii hea meel, ma mäletan seda eduelamust, mõtlesin, et näed, keegi tuli ja tal oli väga halb päev ja lihtsalt see, et ma võtsin selle asja käsile ja ma hakkasin sellega tegelema nagu entusiasmiga, et see pööras tema päeva ka ümber. Ja et ma võib-olla ka nagu suutsin ette kujutada, kui keeruline võib olla tema olukorras ja siis tulla nagu sinna poolele teele vastu. Mul tekib paralleel mu vanaisaga, kes tegutses, ta oli maaler, õpetas ehituskoolis ja üks tema nagu olulisi õpetussõnu kõigile õpilastele ja enda tööpõhimõte oli ka see, et tööplats peab pärast lõpetamist jääma puhtamaks, kui ta oli enne. Tegelikult sama, et klient pärast sinuga suhtlemist peaks olema rõõmsam, kui ta oli enne. Just. See on väga ilus ja tegelikult läheb ka hästi kokku sellega, mis me enne rääkisime, et kui kolleegil on mingi raskem aeg või see tegelikult see on sinuga olnud juba algusest peale, eks? Just. väga vahva. Nii, aga ühesõnaga tegid seda keskkooli kõrvalt, mis siis sai, kui keskkool läbi sai? Mis su mõtted olid? Ma tahtsin minna ajalugu õppima, aga mul jäi, toona oli siis veel selline jaotus, et sul olid riigieelarvelised kohad ja riigieelarve välised kohad. Ja mina tundsin, et ma ei taha oma kõrghariduse eest maksta, kui mul on võimalus mitte maksta. Aga paraku jäi mul tasuta kohast 0,5 punkti äkki lävendis puudu. Selline hästi väikene punktide arv. Ja mu teine valik oli skandinavistika ja minu sisseastumisaastal oli rootsi keel ja kirjandus ja ma olin rootsi keelt juba varasemalt õppinud omal käel keeltekoolis. Et siis tundus minu jaoks nii-öelda no-brainer, et okei, ma lähen õpin rootsi keelt, et ma saan mingi aimduse, et mis see on, et võib-olla kui ma tahan midagi muud teha, et ma vaatan edasi. Ja ma läksin seda õppima ja ma jätsin selle pooleli sellepärast, et ma olin natukene rootsi keelt õppinud, aga need grupid, mis seal keeleõppeks loodi, olid need, kes hakkasid nullist rootsi keelt õppima ja need, kes olid varasemalt näiteks Noa-Rootsis või Gustav Adolfis keelt õppinud ja ma jäin täpselt sinna vahele. Mul oli seal nullgrupis hästi igav ja mul oli raske seal edasi jõudnute grupis ja siis hakkas juba painama see, et aga ma ju tahtsin ajalugu õppida. Ja siis üks õhtu tulin kuskilt, see oli kas jõulude või uusaasta vaheline aeg, midagi sellist ja nägin oma ühiskonnaõpetuse õpetajat vanalinnas. Ja tema küsis, et kuidas sul läheb ja kõik ja kohe niimoodi nukralt, et kuule tegelikult vist ei lähe, et tahtsin ajalugu õppida, aga ei saanud sisse, et mis ma tegema peaks. Ja tema oli väga sellises joviaalses meeleolus, ütles mulle, et kuule, pole hullu, lähed paned ennast nüüd korduseksamile kirja ja ma saan aidata sul korrata eksamiks ja siis teed eksami uuesti ja läheb paremini ja saad siis sisse. Ja niimoodi läkski, et käisime seal, mul oli koolivend ka sama plaaniga ja käisime seal tema juures õppimas ja arutamas ja tegin eksami uuesti ja sain tasuta kohale siis juba aasta hiljem sisse astuda ja kuna ma olin juba hakanud ajaloo aineid tegema, siis ma sain alustada ajaloo õppimist nii, et mul oli 45 EAP-d juba tehtud. Et siukene hea varu, mis võimaldas mul hiljem natukene rohkem aega nagu koolivälistesse tegevustesse panna. No mis nii viga. Aga siis sa kuidagi ajaloolaseks ei läinud ikkagi lõpuks? Ei läinud.
ja mind tegelikult hämmastas ka see, et kui mu käest küsiti, et aga miks sa ajalugu õpid, et kas sa tahad õpetajaks saada? Ma ütlesin, et ei, et õpetajaks ma küll ei ole kunagi tahtnud saada. Aga kuna poliitika on mu suur huvi olnud, siis mulle tundus, et ma ei tea, Kaitsevägi on ajaloolasi täis, Riigikogu on ajaloolasi täis, on ju, igasugused riigitegelased on ajalugu õppinud ja see tundus mulle selline hea laiapõhjaline haridus, mida oleks hea rakendada nagu selles valdkonnas. Aga kuna ma seal ei jätkanud, siis on mul lihtsalt ajaloo paber ja ma teen teisi asju. Viskaks siia siis ühe klišee, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikut, on nii, et ajaloo õppimine igal juhul on, ma arvan, kasulik. Väga huvitav seal juures. Ma soovitan, kui inimestel vähegi aega on, siis see on super asi, mida enda jaoks teha. Minge õppige ajalugu. Just. Siis okei, aga lähme nüüd töökogemuste juurde tagasi. Pärast ABC Kinga, mis su järgmine töökoht oli ja kuidas sa sinna sattusid? Ma pärast seda sellisel nagu tulutooval töökohal töötasin hiljem kohvikus. Kadrioru pargi ääres oli, täna on seal muidugi teine operaator, siis oli keegi teine ja seal oli selline saksapärane kohvik, ma ütleks. Ja mul oli alati see koht meeldinud ja siis mõtlesin, et okei, et mul oleks suveks tööd vaja ja võtsin oma CV ja lihtsalt läksin sealt läbi ja ütlesin, et kuulge, et ma tahaks tööle tulla. Ja kohvikupidajannale see suhtumine meeldis ja ta võttis mu tööle. Ja ma olen tegelikult inimesena minu meelest nagu suhteliselt kohmakas ja kohe mõtlesin, et see on nüüd hea koht, kus nagu harjutada seda tasakaalu ja osavust ja kõike ja seal on selline trepikene ja toit tuli ülevalt tuua kandiku peal alla seal kitsa ja järsu trepi kaudu. Ja mul ainult üks kord kukkus midagi maha, mis oli ka nagu, see ei olnud nagu selles mõttes enda kohmakuse tõttu. Et ma olin väga rõõmus selle üle, et ma sain sellest kohmakuse hirmust seal võitu. Tasakaalu treening, aga tegelikult ei olnud tasakaaluga isegi midagi probleemi. Just, ja vene keele sain suhu. Selles mõttes, et nüüd muidugi on jälle roostes, aga ütleme, et selle suve lõpuks ma suutsin juba päris osavalt nagu, et sai kogu selle keeleoskuse, mis mul oli, sai kenasti kõik seal töösse panna. Aga ABC Kingas ei olnud seda vaja siis või? Nii ja naa. Et seal ikkagi nagu, ma ei tea, võib-olla ma olin ise ka noorem. See oli mõned aastad varem, et võib-olla ma tundsin, et kui ma saan inglise keelega hakkama, et siis ma ei hakka pingutama. Okei. Ja ma ei teagi, äkki kingapoes üldiselt on suhtlust vähem kui kohvikus, et... Jah, seal on nagu hästi sellised, kingapoes keegi küsi su käest, et kuhu sa soovitad mul järgmiseks nagu minna vaatamisväärsusi nagu nautima. Et natuke giiditööd ka. Seda oli kohvikus ikka väga palju mõtted, sa tuled, eks ju, Kadriorg, ilus park, istud maha, mõtled, kuhu võiks järgmiseks minna. Ja siis väga palju ikkagi turistid küsisid, et kuidas eesti keeles on üks või teine mingi viisakusfraas või et sellist suhtlust oli ikkagi pigem palju, mis väljus sellest võib-olla teenindaja kliendi tavapärasest suhtlusest. Briti poissmehi sinna kanti kiusama ei sattunud või? Ei mäleta, et oleks olnud. Vanalinnas. Rohkem minu täna või? Siis seal mingeid huvitavaid lugusid veel sellest või liigume edasi? Sealt on ka jälle eelarvamuste koha pealt hea õppetund mulle ja teistele tüdrukutele ka seal töötasid, et tuli sellise asotsiaalse välimusega naisterahvas istus väliterrassile ja tellis endale moosipalli ja pokaali kaavat. Ja mis sa siis teed, et sa vaatad talle peale ja su esimene mõte on see, et aga kas ta tegelikult nagu maksab ka selle eest, on ju. Lihtsalt kuidagi, eks ju, see on see, kuhu meie mõtted lähevad. Me otsustasime, et me ikkagi viime selle moosipalli ja pokaali kaavat talle. Ja ta istus seal, ta nautis ja kui tuli aeg maksma hakata, siis ta võttis taskust 50 € välja ja pani selle lihtsalt laua peale. Et väga suur õppetund, et sa ei tea mitte kunagi välimuse põhjal, mis nagu inimeses on. Sa lihtsalt ei tea. Ja selles mõttes, et ta võib ju lihtsalt tulla kuskilt, ma ei tea, raskelt, pikalt
töölt või päevalt on ju ja noh, pole koju jõudnud, mis iganes. Ja isegi kui tema eluviisid selles mõttes on sellised, nagu see väljanägemine peegeldas, kas siis see tähendab, et ta ei tahaks nautida samu asju? Täpselt. Siis mingi hetk sa jõudsid Välisministeeriumisse praktikale. Ja ma käisin seal 2 praktikal ja ma väga nautisin ja see on see koht, mis läks nii-öelda selle ajaloo õppimisega kokku. Et ma mõtlesingi, et minust saab diplomaat ja kõik see töö tundus mulle nii põnev ja nii huvitav ja siis ma lihtsalt sain ühel hetkel aru, et ma ei ole sellist tüüpi inimene vist üldse. Et see on niisugune tohutu karjäärisüsteem ja sa pead ikkagi üsna terve elu sinna pühendama. Et sa alustad kuskilt madalamalt ja siis muudkui töötad ja siis võib-olla kunagi lõpuks sa oled suursaadik kuskil. Et mul lihtsalt võib-olla ei ole, mulle tundus, et mul ei olnud seda püsivust. Aga ma mäletan seda, et kui ma seal praktikal olin, siis see vaimustus oli ikkagi nii suur. Kui ma sealt foajeest siis nagu välisukse poole läksin ja vaatasin korra veel üles ja mõtlesin, et siia ma tulen tagasi, aga ma ei läinud sinna kunagi enam tagasi. Siiamaani pole vähemalt läinud, veel jõuab. Jah, veel karjääripöörde. Jah. Siis sa mainisid seda, et poliitika on sind alati huvitanud, et sa oled ka teinud selles suunas tööd, lisaks sellele Välisministeeriumi praktikale on ju, aga et... Jah, ma olin ennem seda, kui ma siis nii-öelda püsivalt tööl hakkasin käima, siis ma tegelikult 2013. aasta sügisel kohalikel valimistel täitsin ka Mustamäe piirkonnas kampaaniajuhi rolli ühes erakonnas ja see oli selles mõttes nagu ikka tohutu kogemus, et mul oli vaja see kandidaatide nimekiri kokku panna ja see pidi olema ikkagi võimalikult pikk, et ütleme nii, et isegi kui sul on seal inimesed, kelle poolt 10 inimest hääletab, mis iganes, see ju lõppkokkuvõttes annab selle kumulatiivse efekti ja aitab neid edasi, kes seal eespool on. Ja ma pidin ikka raju telefonimüüki tegema, et ma tundsin, et ma sain sealt selle hea kogemuse, et ma võisin nagu täitsa olla oma mõtetes teises kohas, aga ma rääkisin selle jutu ära, mis mul oli vaja rääkida. Kõnerobot. Kõnerobot, jah. Before it was cool. aga selles mõttes, et ma kujutan ette, et ega vist seal ei ole väga palju vahet ka, et kas sa teed valimiskampaaniat või sa müüd mingit toodet või teenust. Eitavaid vastuseid sa saad ikkagi telefonimüügis omajagu. Ja võib-olla erakonna puhul on nagu selle võrra lihtsam, et kui sul need inimesed seal erakonna nimekirjas on, tõenäoliselt siis sa jagad nendega seda maailmavaadet, et sul on vaja mitte see maailmavaade maha müüa, vaid see fakt, et kas sa tahad nüüd kandideerida. Et see oli ikkagi, et ikkagi liikmetele, et see... Ja, just. Et ei olnud mingi see, et värbame kuskilt väljast poolt väljendale kandidaate. Jah, aga neid inimesi oli ka alati. Ja siis seal ühesõnaga tegutsesid ka noortekogus. Ja see, miks ma seal lõpuks üldse seda kampaaniat tegin, sellel eelnes aastaid noortekogus osalemine. Et jälle üks selline asi, mis on mulle nii palju elus andnud. Ma läksin sinna noortekogusse, kui ma olin 16 ja kuidagi kujunes välja nii, et meil tekkis seal mingisugune aktiiv, et me olime asjadest huvitatud, rääkisime inglise keelt ja me saime hakata välissuhtlusega tegelema. Ja poliitilistel noorteorganisatsioonidel on ka, ütleme, Euroopa riikides sellised nagu ekvivalendid, et sama maailmavaate esindajad, et me oleme nüüd sõprusorganisatsioonid ja siis on veel suuremad organisatsioonid, mis nagu nii-öelda vihmavarjuna koondavad neid. Ja me saime korraldada üritusi, me saime käia üritustel ja mina sain 17-aastaselt kohtuda Angela Merkeliga. Et täielik, et mina kui 17-aastane siis olin seal suures saalis ja vaatasin teda ja mõtlesin, et see on kindlasti mu elu üks kõrghetki. Ja siis ta oligi, et hoolimata sellest, mis see poliitiline pärand võib-olla täna on, et tollel hetkel oli see ikkagi väga-väga suur asi ja mulle kuidagi
jõudnud kohale, et mul on võimalus seda kogeda. See oli väga kihvt. Nii, siis pärast seda valimiste tööd sa kuidagimoodi sattusid ülikooli tööle. Just, et taustal ma olin olnud osa ka ühest naiskorporatsioonist, mis ei olnud taastatud, vaid loodigi 2011 ja meil oli väga äge selline entukas seltskond seal koos. Ja selle kaudu mul oli seal siis üks kaasvõitleja, kes ütles, et tema siis tiimi otsitakse uut inimest. Ja mina just olin kurtnud, et tahaks tööle minna. Ja ta ütles, et kas sa saaksid oma CV teele panna ja panin CV teele ja vestlesin selle juhiga. Ja kohe kuidagi hakkas klappima ja siis ta kutsus mind tööle. Et see oli rahvusvaheliste koostöövõrgustike koordinaatori töö. Et jällegi pidi palju suhtlema ja võib-olla mõnes mõttes müüki tegema. Ja seda siis Tallinna Tehnikaülikoolis? Tallinna Tehnikaülikoolis just. Kellega sa siis seal suhtlesid? Ma suhtlesin teiste ülikoolide esindajatega, näiteks Erasmus, selline suur jälle vihmavarju termin nii-öelda. Need lepingud olid minu office'i peal, et näiteks kui olid küll olemasolevad koostöö kokkulepped, aga keegi tuli ja ütles, et ta tahaks minna Erasmuse kaudu mingisse, ma ei tea, X ülikooli. Et siis meie leidsime selle võimaluse, et me saaks sõlmida selle Erasmuse koostööleppe ja siis saaks kasutada nagu seda raamistikku. Aga suhtlesime ka kahepoolsete lepingute raames erinevate ülikoolidega ja kutsusime neid külla ka, et sai ka parasjagu üritusi korraldada. Ja meil on tegelikult siin varem käinud ka üks külaline Signe, kes rääkis sellest, kuidas just seda teist poolt lauda sellest, et tudengina, et kui sa tahad vahetusüliõpilaseks kuskile minna, siis ei pidanud olema see kuskil kohe nagu nimekirjas, vaid sa võisid ise ka valida ja pakkuda välja ja siis korraldati ära. Tal oli kogemus oli küll Tartu Ülikooliga, aga sama töö. Yeah. Keegi pidi seda siis tegema taustal. Raha on ju eks ju olemas, et tuleb lihtsalt see raamistik sinna või see õiguslik alus luua nii-öelda. Pigem ma saan aru, et nende vahetusprogrammidega kipub olema see probleem, et tahtjaid on liiga vähe, et seda kogu eelarvet ära teha. Võimalik jah. Selles mõttes, et kuna ma otseselt ei tegelenud selle sisse välja osaga, et ainult lepingutega, et siis ma seda ei tea, aga sul võib täitsa õigus olla. Siis sul oli seal ka siukseid huvitavaid juhtumeid, kus ma ei tea, kirjutati või sa pidid tegelema sisse tulevate e-kirjadega, kus... Jah, Türgi on selline huvitav riik, et pool Türgist on selline meile väga arusaadav kultuuriruum ja pool Türgist jääb juba sinna Süüria poole niimoodi, et see on nagu täitsa teistsugune maailm. Ja seal on, ma saan siis aru selle taustatöö järgi, mis ma tegin, et keegi otsustabki enam-vähem keset kuskile liivakõrbe panna ülikooli püsti ja ehitab sinna kampuse. Ja tal on vaja ju ka, et oleks Erasmus ja koostööpartnerid ja kõik sellised asjad. Ja siis ta hakkab endale partnerid otsima. Ja Eesti ülikoolid on tegelikult väga hea tasemega ja loomulikult siis tuleb neid kirju neile ka. Aga tihtipeale oli see nii huvitavalt, et e-kirjad olid Comic Sansis ja pöörduti minu kui Mr. Ingridi poole. Et tihtipeale sai ka nagu naerda selle käigus, et arusaadavalt ei ole heal ülikoolil mingisugust huvi teha võib-olla koostööd sellise ülikooliga, kus ei pakuta üldse inglesekeelseid aineid ja ütleme võib-olla see julgeoleku olukord on ka selline, et see niimoodi nagu ei julge võib-olla tudengeid saata sinna. Et siis jah. Samal ajal rääkides siis, et me teame, et Tallinna Tehnikaülikool on hea ülikool, aga oli üks juhtum vähemalt sul, kus seda ei hinnatud piisavalt heaks. Jaa. Vastab tõele, et see oli muidugi juba tükk maad aega tagasi, et oli üks õppekava ja oli soov selle
õppekava tudengitele pakkuda Erasmuse võimalust Hollandis. Ja sai siis see protsess nagu enda poolt käima lükatud, aga Hollandist tuli vastus, et nende Enik Narik, kes siis nagu hindab neid õppekava ja seda hariduse kvaliteeti siis. Et nemad on hinnanud, et see õppekava nagu ei vasta siis nagu nende standarditele. Ja nemad ei soovi seda koostööd alustada, et see oli selles mõttes ka nagu ise olid harjunud, et nagu hea ülikool ja tavaliselt nagu lähevad asjad niimoodi lepase reega. Et siis see oli ka selline huvitav olukord, aga ma olen üsna veendunud, et see õppekava tänaseks on täiustatud ja vahetus toimub. Ma just mõtlen, et seal võib ka olla ju teisi asju, et see ei tähenda tingimata, et ta ei ole piisavalt hea, vaid et ta ei tee neid asju. Jaa, et nad vaatasid seda nagu sellest enda perspektiivist. Ja seal korraldasid ka konverentsi, eks ju, seda üritust korraldast mainisid. Jah, et kõige ägedam, ma arvan, kogemus oli korraldada konverentsi üle 100 inimesele. Et kogu see majutuslogistika, bussid, kõik asjad. Et eks seal tuli selliseid huvitavaid seiku ka ette, et see konverents, need külalised pidid mitme bussiga tulema ja kuidagi juhtus nii, et need bussid ei jõudnud kohale õigeks ajaks, et kes oli liikluses kinni ja kes oli unustanud midagi hotellituppa, et see väljasõit viibis. Ja toonane rektor jõudis kõige esimesena kohale ja tema imestus oli suur näha, et kedagi ei ole. Aga siis hakkasid need külalised ka riburada pidi saabuma ja oli suurepärane toitlustuspartner, kes tuli kohe head juttu tegema, et see olukord ka lahenes. Võttis rektori enda hoole alla. Jah, just. Nii, nüüd sa oled praeguseks hetkeks siis teinud klienditeenindust nii kingapoes kui kohvikus, praktikat diplomaatia suunal, poliitilist kampaaniat vedanud, on ju, rahvusvahelist koostööd ülikoolil koordineerinud. Ja nüüd järgmine käänak. Järgmine käänak oli niimoodi jah, et ma tundsin, et rahvusvaheline kõrgharidus ei ole minu teema. Ja ma tulin töölt ära ja mul ei olnud uut töökohta. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kuna minu isa on terve minu teadliku elu olnud kaitseväelane ja ma olen selles maailmas üles kasvanud ja ma tunnen ennast seal väga koduselt, et ma tahaks seda proovida. Ja siis otsiski Kaitseväe peastaap endale personalispetsialisti ja ma kandideerisin sinna. Ja jälle, eks ju, selle vahetu juhiga, kes värbas, hakkas kohe klappima ja ta kutsus mind tööle. Ja see oli selline väga tormiline peatükk mu elus selle kogemuse mastaapsuse mõttes. Et ma alustasin administratiivjaoskonnast, kus olid sellised tavapärased HR teemad, et sõlmid töölepinguid, lõpetad neid, igasugused graafikud, töötunnid. Aga siis ma liikusin edasi arendusjaoskonda, kus siis minu ülesandeks oli palgavaldkonda koordineerida. Ja see oli tegelikult suur vastutus, sellepärast et see Kaitseväe ala, et seal oli ikkagi inimeste arv oli tuhandetes. Ja nii palju erinevaid rolle, nii palju erinevaid neid profiile. Ja ikkagi see analüütika, mida ma õppisin seal ka, et sul on mingisugused palgauuringud on ju, kus sa saad mediaanid kätte, aga samal ajal sul on mingid ametikohad, keda sa hindad võib-olla strateegiliselt kõrgemalt, kus sa võtad selleks mitte mediaani, vaid ma ei tea, mingi ülemise kvartiili või mingi täiesti teistsuguselt nagu positsioneerid selle. Ja kuidas, et see on ikkagi matemaatika ja see on analüütika kõik, et need palgad ei kujune ka nagu niisama. Aga samas on, eks ju, iga palganumbri taga on inimene ja see oli see kurvem osa seal, et kui sa võitlesid kellegi eest, näiteks kui kellelegi küsiti palgatõusu 400 € ja sa nägid hullult vaeva ja
tõendasid seda numbritega ja tõesti nagu sa veendusid selles, et see on tõeline spetsialist. Ja näiteks siis see konsensus tuli, et olgu, et tõstame palka, aga tõstame 200 eurot. Siis see töö, mida ma nagu tegin, tundus lihtsalt tühine, sest et see ei täitnud seda eesmärki ja loomulikult see ei rahuldanud ka neid inimesi, kes olid nagu seda küsinud, see juht ja tema alluv. Et ma arvan, et see HR-i töö puhul nagu siuke rusuv osa. Et just sa enne kirjeldasid ka, et hästi palju matemaatikat ja analüütikat ja seda, aga tegelikult ikkagi väga tugev just see töö inimestega, eks ju, et jälle psühholoogia tuleb mängu, on ju. Et ei saa üle ega ümber sellest kuidagi. Ei saa, jah. Ole see klienditeenindaja või personalispetsialist. Siis umbes mingi paar aastat olid Kaitseväes ja siis jätkasid personalivaldkonnas, aga liikusin teise organisatsiooni ja et kuidagi senimaani mu elus oli olnud nii, et need töökogemused olid tulnud läbi selle, et ma kellelegi rääkisin, et ma otsin tööd ja läbi tutvuste siis tuli välja, et näed, et keegi otsib töötajat ja siis need niidid said nagu kokku viidud. Aga Veeteede Ametisse ma kandideerisin läbi CV Keskuse ja ma läksin sinna kohale ja ma ei osanud midagi oodata. Ja jällegi see juht, kes värbas, oli nii kihvt naine, et meil hakkas see jutt kohe jooksma ja läks sellest kitsalt nagu personalivaldkonnast läks üsna kiiresti juba sinna, et ju mis maailma majanduses toimub ja mis need üldised trendid on, et kuidas see tööelu või mingi tööõigus võiks muutuda. Ja siis ta kutsus mind sinna tööle ja seal ma töötasin ka mõnda aega. Kuni siis hakkas tiksuma mõte. Seal oli üks väike vahepeatus veel, et minu kolleeg peastaabist oli liikunud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusesse ja ütles, et kuule, et me otsime personali inimest, et sul on ju see selge ja sul on ju riigisaladusluba on sul ka olnud, on ju, et me teame, et sa oled nagu kontrollitud taustaga inimene ja kogemusega. Ja siis ma läksin sinna. Ja seal mul hakkas tiksuma see idee. Aga ma arvan, et ma ei oleks, et see põhjus, miks ma võib-olla täna siin olen, see karjääripööre on ju, et seda ei oleks võib-olla juhtunud ilma selleta, kui ma ei oleks jäänud lapsehoolduspuhkusele. Et ma teadsin juba mõnda aega, et ma tahan midagi uut teha, aga mul ei olnud peas ruumi. Mul ei olnud kuidagi seda plaani, et kuidas mis mina? Ma ei oska füüsikat ja sasja. Et kui ma jäin lapsega koju, siis mul tekkis ruum sinna pähe, sest ma seda tööalast aju nagu ei kasutanud, et ma kasutasin seda muud, et vahetan mähkud ja annan süüa ja kõik oli iga päev samasugune. Et siis ma võtsin ühendust Töötukassa karjäärinõustamisega ja nemad tegelikult see naisterahvas, kes seal oli, tema soovitas mulle, et kuule, mulle tundub küll, et sul siin analüütilist mõtlemist kõike on parasjagu, et meil siin just on programm tulekul Work in Tech, et ongi naistele suunatud, kes tahavad muuta suunda karjääris, et kandideeri sinna. Ja siis ma võtsin kätte ja kandideerisin sinna ja selle sisu oligi siis see, et me tegime Google'i kursuse IT support ja sinna juurde oli igasuguseid muid loenguid ka sellest, et kuidas oma, ma ei tea, CV-d ja LinkedIni tuunida, kuidas üldse võib-olla parem suhtleja olla ja igasuguseid selliseid nagu soft skills asju. Kuidas olla parem suhtleja? Ma ei tea, mulle meeldib rääkida, et selles mõttes ma arvan, et lihtsalt sa pead oskama rääkida, sa pead oskama kuulata, et see on ka oluline. Ma just mõtlen seda, et su nagu senine karjäär oli ju ikkagi väga palju suhtlusega seotud, nii klienditeenindus, personalitöö, kõik see igasugune koordineerimine, kõik ongi ainult suhtlus, on ju. Kas sa sellelt koolituselt, et kuidas olla parem suhtleja, said ka midagi uut endale? Lihtsalt huvi pärast? Praegu mõtlen, et vist mitte.
et ma kuidagi mõtlesin nende igasuguste situatsioonide peale, mis mul olid elus juba olnud ja mida ma olin lahendanud, et ütlen, et selles osas ma arvan, et ma olen ennast nagu pigem kindlamalt tundnud. Et see, et võib-olla sa ei tea, kuidas mingisuguseid olukordi lahendada, aga sul on see usk iseendasse, et sa mõtled selle käigu pealt välja. Samas ka muidugi see, et noh, võib-olla ongi, et kui kõik on täiesti uus, siis on raskem, aga kui sul on midagi seal sees sellist, mis on nagu. Saad kinni hoida sellest. Jaa, kuule, seda ma ju oskan. Yes, on ju, et see annab siukest ühe pidepunkti vähemalt seal edasi liikumiseks. Jaa. Ja siis ühesõnaga sa läbisid selle Working Techi, siis sa võtsid. Ma võtsin TalTechist veel kursusi, et seal olid ütleme siis küberkaitse ja võrgu administreerimisega seotud need, et üks see Working Techi lõpetamistingimustest oli ka see, et kas sa lähed praktikale või sa võtad mingi uue kursuse. Aga kuna ma olin jäänud juba oma teist last ootama, ma mõtlesin, et ma ei hakka kuhugi praktikale ronima, et ma siis õpin edasi. Ja siis ma tegin neid kursuseid, kuni ma mõtlesin, et okei, lõpuboss äkki prooviks progeda. Ja otsisin Vali IT välja ja kandideerisin sinna. Meil oli selline vahva punt, kellega me suhtleme tänapäevani. Ja ma arvan, et meil mingi 4-5 inimest täna ka töötab arendajana. Et see on see siukene suur julgustükk, et seni ma olin seal enda arvuti C-kursustega nokitsenud, aga seal ikkagi oli meil 6 nädalat 9-5 iga päev õppisime. Ja mul ei olnud selles mõttes varem mingisugust progemise tausta. Et see oli huvitav. Ja siin sa nüüd oled, on ju? Vot, kes oleks võinud arvata? Vahepeal võib-olla natukene seda tausta ka, et sul oli ka ühel hetkel seal koondamine. Jaa, vot kuidas elu mängib sulle need kaardid kätte. Ma kunagi mõtlesin, et issand code nagu mind peaks kunagi koondatama. Ja siis ma sain teada, et minu ametikoht oli RKIK-ist üle viidud kaitseressursside ametisse. Ja siis ma olin mingi, et okei, jaa. Et kui mind nüüd ära koondatakse, siis see tegelikult annab mulle selle hea puhveraja, kus ma saan võtta natukene rahulikumalt ja hakata endale praktika kohta otsima. Ja siis ma tegingi Vali IT ära ja hakkasin praktika kohta otsima. Et ma ei pidanud, selles mõttes muidugi ma ikkagi, sa muretsed ju selle pärast, et kui sul tõesti sissetulekut pikemas perspektiivis ei ole, et mis siis saab. Aga see andis nagu natukene võib-olla meelerahu. Ja siukest jah, just puhvrit nagu sa ütlesid. Et mis ongi koondamise puhul ju see, et okei, üks asi on see, et sa saad koondamistasu, aga mis jällegi lihtsalt omal soovil töölt ära tulemisel sa ei saa seda. Aga teine asi on ka see, et ka töötukassa jaoks oled sa siis ju olemas. Jaa. Või töötukassa on sinu jaoks olemas, kui sa oled koondatud, eks. Sa oled ikka neile ka olemas olema. Ja et seal kirjas oled konsultandi juures. Ja, tean, olen käinud. Ja üldse, ütleme see turvavõrk, et karjääripööret ette võtta. Ja ma arvan, et see on mingi asi, mille peale peab mõtlema. Et kui sa tahad teha sellist sammu, et sul võib seal vahepeal mitte sissetulekut olla, et siis sul oleks olemas varu selle jaoks ja võib-olla sa pead seda varu hakkama tekitama mingisugune moment. Ja muidugi on alati abiks karjääripöörde juures sinu enda turvavõrk, kes hoiavad su lapsi, kui sa teed koolitöid ja kõik see, et ma olen nii tänulik oma emale ja isale, kes nagu lihtsalt tulid ja võtsid mu suurema lapse ja tegelesid temaga ja ma mäletan, ma tegin eksamit ja mul oli magav beebi oli mu kõrval, tegi veidraid hääli ja siis ma veel, see õppejõud käis seal niimoodi, meil olid need siuksed breakout roomid ja ta käis seal vaatamas, et sa share'isid oma ekraani ja et kuidas sa teed ja mida sa teed ja siis ma nägin, et ta tuli sinna ja siis ma kuulsin, et mu beebi tegi imelik hääli ja siis ma vabandasin, et mul on vastsündinu siin kõrval. Ja siis ta ütles, et ei, see on okei.
et nii naljakas, et sa mõtled, et see kõik peab nagu nii formaalne olema, aga tegelikult ju on elu seal kõrval, et sa peadki seda kõike läbi nende eluliste hetkede tegema. No absoluutselt, ma mäletan seda, kuidas ütleme, kuidas ka kõrghariduses see nagu suhtumine muutus või kuidagi nagu see kõik läks kuidagi inimlikumaks Covidi ajal. Yeah. Et just see, et varem, ma võrdlen nüüd ühe magistriõppe lõppu või kaitsmiskomisjone on ju, et mille ma ise lõpetasin ja siis hiljem ma juhendasin ühte oma kursakaaslast seal, et tema kaitsmine oli siis juba sügavalt Covidi lockdowni ajal ja minu kaitsmine oli paar aastat varem. Minu kaitsmisel oli sihuke kuiv ametlik komisjon, hästi akadeemiline. Nagu pigem range ja mingit nagu sihukest toetavat nooti sealt väga ei tundnud. Aga Covidi ajal oli kõik tundsid, et on tugeva ja et isegi kui retsensent oli pigem ründavam, siis komisjon küsis, töö ei olnud nagu kõige tugevam. Pehmelt öeldes. Peab juhendajaga rääkima. Jah, peab juhendajaga tõsiselt rääkima. Ja siis ühesõnaga komisjon küsis siiralt huvitatud küsimusi ja selgelt oli tunda seda, et oleme nüüd inimesed. Et see, kui sa räägid breakout roomidest, Zoom või Teams või mis see siis oli? Webex, ja, sest ma tean, et Teamsis on vahel see, et inimene, Teamsis see mürasummutusalgoritm on nii tugev, et olen ka kuulnud, et vabandust, mul koer taga haugub. Me ei kuulnud midagi. Et see on alati nagu see ka, et siis mõtled, et kas ma peaksin midagi ütlema või ei peaks või äkki nad ei kuulegi seda, mis mul taga toimub. Et kõige hindlam on hoia mürasummutus maas, siis kõik kuulevad, mis sul taastud. Elu. Jah, kindla peale minek. Ja siis tulid nagu tagasi juurte juurde selles mõttes, et ka see praktika koht SEB-s oli läbi võrgustiku, eks ju? Ja, et ikka kui sa alustad midagi uut, siis sa oled selline nagu teadlik oma selles mõttes nendest nõrkadest külgedest ja ma mõtlesingi, et ma pigem siis lähenen sellele asjale nii, et ma võtan endale nagu lähemad inimesed ja uurin nende kaudu, kas nende seal, kus nemad töötavad, et kas seal on nagu võimalik praktikat teha. Et mul oli tegelikult mitme inimesega räägitud, aga SEB tundus mulle oma suuruse poolest just nagu selline atraktiivne, et kuna ma olen ju enamjaolt alati suurtes organisatsioonides töötanud, ma umbes kujutasin ette, millised protsessid seal on ja kuidas neid asju tehakse, et sellepärast ma ka proovisin sealt SEB sellisest ukse vahelt oma CV-kese sisse saada. Ja said? Sain. Ja see oli nii tore tõesti, et ma saan aru, et oli natukene seal ringelnud ja maandunud siis minu tiimi laua peal ja minu tiim põhimõtteliselt on tehniline HR. Et nagu, mis see tõenäosus on ju? Ja ma mõtlesin, et okei, et ma ei ole väga selline mambo-jumbo usku inimene, aga nagu kuidas? Ja sa jõuad lõpuks sinna, kuhu sa pead jõudma. Ja just. Elu töötab nii. Lähme küsimuste juurde. Sest karjääriga me juba jõudsime tänasesse päeva välja. Räägi, mis hirmudega sa oled oma karjääri jooksul pidanud toime tulema? Näiteks kui ma TalTechis töötasin, siis need akadeemilised ringkonnad, eriti vanas Euroopas, seal töötavad vanemad inimesed. Meie mõistes sellised nagu pensionieelses vanuses inimesed ja neile ei meeldinud suhelda 20 algus tütarlapsega. Ja ma sain nagu seda nagu vanusel põhinevat suhtumist küll tunda, aga ma olin sellest nagu natukene häiritud, aga samal ajal ma mõtlesin, et ma tõesti ei saa muuta seda. Et ükskõik mis muu asi, aga ma ei saa oma vanust muuta. Et ma olen natukene nagu seda põdenud ja kaitseväes, kui ma töötasin ka ikkagi selline nagu, eks ju, 20-ndates noor naisterahvas, et kui tõsiselt võetav sa oled nende ohvitseride jaoks seal. Et ikka nagu pead ennast kuidagi kehtestama ja olema professionaalne ja
sellist asja oli. Aga tänaseks päevaks ma arvan, et mu hirmud on seotud väga vahetult sellega, et kui minu töökoht enam ei ole, et kus siis ma saan oma sissetuleku või mis see mu identiteet üldse sellisel juhul on ja et need hirmud on ka nagu noh, mina ise olen kasvanud ja arenenud ja hirmud on ka kasvanud ja arenenud ja muutunud. Et jaa, meie koletised kasvavad koos meiega. Täpselt. Kas ütleme, nojah, et see probleem, et või hirm, et ma olen liiga noor, mind ei võeta võib-olla tõsiselt, see läheb aja jooksul ise üle, sest et siis sa lihtsalt ei ole nii noor enam. Aga nüüd see, noh, ma ei tea, sihukest asja sul ka on ette tulnud või praeguses rollis äkki, et seda nii-öelda, kuidas see eesti keeles, petturi sündroomi või? Ikka, muidugi. Mõtle, ma olen 2 aastat SEBs töötanud, nad ikka veel ei tea, et ma ei oska mitte midagi. No see on see, meie need sisemised teemonid on ju. Ikka ütlen endale, et asjad on ju tehtud saanud ja nagu ma näen seda arengut ja ma näen seda, kuidas ma olen hakanud probleeme teistmoodi lahendama ja kuidas ma olen arenenud, eks ju, ütlesin juba. Et lihtsalt kui sa oled selline inimene, ma olen hästi nõudlik enda suhtes ja iga kord, kui ma sean mingisuguse lati endale, kui ma sinna jõuan, see on nagu mingi millisekund, kus ma olen, et davai, et ma unistasin sellest ja nüüd ma olen siin, see latt on kohe nagu nii. Väga tore, et meil on järgmised eesmärgid ja see on nagu kogu aeg mängid seda mängu on ju. Ja sellepärast ma arvan, et see on hästi lihtne tekkima ka, et sa kogu aeg arvad, et sa oled nagu ebapädev. Mis sind aitab selle vastu? No ütleme nii, et ärevusega võitlemiseks kognitiivne käitumisteraapia soovitab mõtete vaidlustamist ja seda ma arvan, ma oskan küll soovitada, et kui sul ongi see mõte, et ma tunnen, et ma ei saa millegiga hakkama. Okei, millega sa ei saa hakkama? Kas see on see mingi konkreetne task, millega sa hetkel ei saa hakkama? Kas sa oskad kitsendada seda, mis on see täpne probleemkoht, millega sa ei saa hakkama? Kas sa tead kedagi, kelle käest sa saaksid küsida? Kas sa tead midagi, mida sa saad teha, et seda lahendada? Et kui sa hakkad seda niiviisi harutama, sa teed selle söödavamateks tükkideks, väiksemaks lammutad laiali, siis lõpuks on see, et okei, see, et ma ei saa täna mingisuguse taskiga hakkama ja see tundub mulle raske, see ju ei tähenda seda, et ma ei saaks mitte millestki aru ja ma ei saaks mitte millegiga hakkama. Et see tähendab lihtsalt seda, et mul on olemasolevat teadmiste juures keeruline ülesanne. Ja ma pean nüüd nagu enda teadmisi arendama ja juurde saama siia oskuste pagasisse midagi, mis aitaks mind nagu sellele järgmisele tasemele. See on siuke huvitav asi, et kuidagi ma tõmbaks siia selle paralleeli, et kui sul on organisatsioonis on mingisugune taju, et ma ei tea, umbes, et meil on tarkvaraarendus on liiga aeglane või ei ole piisavalt kvaliteetne või mingi siuke lihtsalt see on nagu siuke hägu. Aga sa ei saa seda parandada ilma, et otsime nüüd konkreetsed näited, kust see välja tuleb. Ehk siis, et sa saad lõpuks ikkagi läbi sümptomite jõuda nende juurpõhjuste ravimiseni, aga mitte läbi ähmase siukse loosungi, et jama on. Yeah. Et täpselt sama ka iseendaga, et kui on ärevus, otsi siis need konkreetsed kohad üles, et mis seda ärevust põhjustavad, et mitte ära ürita tegeleda sellega nagu ähmase pilvena. Ja ma väga soovitan, et leida endale normaalsed kolleegid, kes oskavad toetada ja kes ütlevad, et esimesed 5 aastat täiesti normaalne, Ingrid, täiesti normaalne on tunda niimoodi. Ja siis sa mõtled, et okei, raske on, aga äkki läheb üles. Veel ei ole näinud, aga ootame. Kõik asjad lähevad varem või hiljem üle. Ja, head asjad ka. Ja. Kuidas sa lõdvestud? Hea küsimus, ma ütlen ausalt, ma praegu ei lõdvestugi, sest et ma võtsin endale lisaks ühe kursuse, mida ma teen siis peale tööd ja pere kõrvalt, et
aga muidu ma ikkagi püüan trennis käia, et ma olen nüüd avastanud enda jaoks trennis käimise, ma olen seda juba pool aastat teinud väga jätkusuutlikult, see on minu kohta suur asi. Ja ma tunnen, et see nagu okei, ta arendab lihaseid, aga ta arendab võt seda asja siin paremini, et see, kuidas ta ajule ja vaimsele tervisele mõjub, on küll nagu super. Ma olen täna ikka klišeede lainel, terves kehas terve vaim. Aga on. Absoluutselt. Vaata, klišeed tegelikult on tulnud nagu. Kuskil on see põhjus, miks ta on läinud niimoodi levima. Ja üks asi on liigutamine, teine asi on uni, eks ju. Jah, uni on ka oluline. Ja siis jah. Kuidas sellega on, ma ise ka nüüd aasta otsa olen isa olnud ja enne seda kuulsin kogu aeg igalt poolt, et lapsed panevad prioriteedid paika. Panevad. Ja et kuidas nad panevad prioriteedid paika? See on hästi huvitav on ju, et minu jaoks ütleme eneseteostus on olnud terve elu hästi oluline ja ma arvan, et ma identifitseerin ennast väga palju läbi selle töö, mida ma teen, läbi nende teadmiste, mis mu ajus on. Aga kui mu lapsed sündisid, ma sain aru, kui tühine ma olen. Heas mõttes. Ma sain nagu iseendast üle. Selles mõttes, et nagu kellegi teise heaolu, kellegi teise elu sõltus minust ja see täitis mind hoopis teistmoodi. Ja see pani mind mõtlema selle peale, et mis on nagu see püsiv või jääv ja mis mu prioriteet peaks olema. Et töö on mulle endiselt väga oluline, aga mitte miski ei asenda mulle minu perekonda. See lihtsalt ei ole võimalik ja ma ei tahaks, et ma peaksin valima oma perekonna ja oma töö vahel. Ideaalis me ju tahaksime kõik teha neid asju, mida me valime. Aga kui ma tunnen, et nagu need asjad, mida ma teen, hakkavad mind neelama nii, et ma ei saa oma pere jaoks olemas olla, siis ma arvan, et see on see koht, kus ma peaks üle vaatama oma valikud. Et surivoodil tõenäoliselt keegi meist ei kahetse seda, et oleks võinud natuke rohkem ikka tööd teha. Ja, oleks rohkem tširasid kinni pandud. Oi, paar piletit veel. Mida sa eelmistest rollidest ja valdkondadest oled kasulikku kaasa võtnud praegusesse? Vot see on ootamatu ka minu enda jaoks, aga suhtlemisoskuse. Et kes oleks võinud arvata, et ka tarkvara arendaja töös on see ikkagi väga oluline. Et igasuguseid teemasid ja tehnoloogiaid ja valdkondi, millega peab kokku puutuma nii palju. Ja sa ei saa kõike teada, see tähendab seda, et sa pead teiste inimestega suhtlema. Et see, ma arvan, on mulle vägagi kasuks tulnud. Ja ikkagi on lihtsam inimestega suhelda, kui oskad nalja teha ja tajud teiste inimeste huumorit ja kuidagi oskad selle, teinekord kui õhkkond on paks, siis piisab sellest ühest inimesest, kes teeb mõned naljad ja kuidagi klaarib selle õhu ära ja on lihtsam nagu kuidagi asju ajada. Mis arvad, kas ruumi lugemist on võimalik õppida? Ma arvan, et on, aga ma arvan, et need inimesed, kes väga hästi ruumi loevad, on võib-olla seda elus ka õppinud läbi mitte nii heade kogemuste. Et võib-olla see võib ka olla, et kui keegi ruumi hästi loeb, siis seal võib mingisugune põhjus taga olla, et miks ta oskab või võib-olla ta on lihtsalt andekas. Aga just, tegelikult on see ju kuulamisoskus. Et taju seda tagasisidet, kui sa teed mingi nalja näiteks, see nali võib täiesti nagu olla selline, et see ei lennanud. Et täiesti nagu kõik lähevad tujust ära hoopis selle peale, kuigi eesmärk oli tuju tõsta. Aga saa siis sellest momendist aru ja võtta siis nagu see, tehe see analüüs ära, et mis siis valesti läks. Seda ilmselt, aga ma arvan, et treenida saab seda ikkagi väga, et olgu kas siis teenindavas rollis või... Ja see ongi ainult see läbi tegemise. Ei sa võid seal üksinda peegli ees ka nalja teha, aga sa tegelikult ju ei tea, päris hästi. kuidas see maandab nagu päris inimeste seas. Siis
nojah, ja ütleme selle sama küsimuse teine pool, et mida sa varasemast oled head kaasa võtnud, aga uut juurde õppida on olnud vaja. Väga palju tehnilist, et seda ma õpingi kõige rohkem. Ja samal ajal ma tunnen, et see on ka võib-olla minu kõige suurem nõrkus ikka veel on ju, võrreldes kõige muuga, et kui me tuleme selle vanuse teema juurde tagasi, et nüüd on ju vastupidi, nüüd ma sain just 36, ma olen juunior, ma peaks nagu, eks ju, hängima omasugustega ja ma hängin ka, aga minu vanused on ju kõik nagu spetsialistid juba nagu keskmisel või kõrgtasemel ja selles, mida ma varasemalt tegin, ma olin ju ka, et see on vahel keeruline nagu kuidagi minna sinna mindseti, et okei, et see alustamine on nagu äge ja okei ja vigu teha on okei, aga nagu ma olen nii vana juba. Ma tean, et ma olen nagu vana, aga lihtsalt see. Arusaadav, et nad ei ole enam nagu värskelt keskkoolist tulnud või isegi ülikoolist tulnud. Ei saa all-nighterit teha, õppida ja koodi kirjutada. Aga teiselt poolt jällegi, et minu kogemus ütleb, et IT-arenduses koodi kirjutamine ei ole kunagi olnud põhiline pudelikael. Et probleemid tekivad ikkagi valesti arusaamisest, mingid asjad on kas pooleldi läbi mõtlemata või kirja pandud niimoodi, et seda on võimalik mitmeti tõlgendada. Et ja nende kohtade ära klaarimine vajab igal juhul suhtlemist ja tegelikult ka küsimisjulgust. Just. Et ja just uuena valdkonnas on väga lihtne langeda nagu sellesse lõksu ka, et ma ei julge küsida, nad arvavad, et ma olen loll. Ma tunnen seda mõtet, aga õnneks ma nagu saan sellest üle. Ja siis ma olengi, et nii, et lugu on selline, et vaata, ma ei tea. Ja ma ei taha oma teadmatusest midagi vussi keerata. Ja sellepärast ma küsin enne, kui ma hakkan tegema. Või teistpidi võib-olla on just see, et kui sa oled valdkonnas uus, siis sul on nagu rohkem seda nagu sul lubatakse seda küsida rohkem või sa ise tunned, et sa võid küsida, sest ma olen alles uus. Ja ma tean, et SEB-s on see, et sa võid olla uus veel siis, kui sa oled seda 10 aastat teinud rahulikult. No kui on keskmine staaž inimestel on nii kõrge, seal on nii head, et. Siis kui sul oleks ajamasin, millega sa saaksid oma karjääri piires liikuda, siis mis punkti sa läheksid ja mis nõu sa endale annaksid? Kas on okei, mul on 2 vastust. Ühest küljest ma tahaksin väga tagasi minna sellesse punkti, kus ma otsustasin minna humanitaarklassi ja nüüd ma läheks reaalklassi. Ja ma vaataks, kuidas see elu hakkab nagu sealt hargnema. Aga teisest küljest ma mõtlen, et aga ma ju olen täna siin, et siis ju ei ole väga vahet, et kuidas ma jõudsin siia, et mul on oma kahetsused kindlasti, aga ma olen siin, ma olen mõnes mõttes ju läinud tagasi ja proovinud reaalklassi astuda nii-öelda, et uuesti alustada nagu teisel rajal. Et jah, 2 sellist vastandlikku vastust. Ma viskan siia ühe matemaatilise klišee nüüd. Summa ei olene liidetavate järjestusest. Ja just. Lõpuks jõuad ikka sama tulemuseni. Või äkki oleneb. Vot ei tea. Siis kui see oleks praegu meie vaheline töövestlus ja sina oleksid kandidaadi rollis, siis kui me su tööle võtame, mis riskidega me armastama peame? Ma mõtlen, et inimese head omadused on kõik selline 2 teraga mõõk, et ma olen väga kirglik ja väga pühendunud, aga teinekord mul on sellest raske välja tulla ja see tähendab seda, et ma võin ennast läbi põletada. Et see võib olla selline ohukoht, et peab oskama balansseerida. Ja teiseks palun ärge pange mind hästi jutukate inimeste kõrval. See on see hea suhtlemisoskus hakkab siis liiga palju tööle. Meil just kolleegiga oli see, et
tegime seal nalja ja siis mõtlesime, et me ikkagi ei saa samal päeval kontorisse tulla, sest et liiga lõbusaks läheb. Ja kusjuures see on nüüd see koht, kus võib-olla teha veel üks throwback karjäärikäänakute ajalukku, et selles tiimis, kus sina täna oled, on ju, või kunagi töötas Sandra, kes meil siin käis suhteliselt esimeste osade jooksul. Nii et jah, ja minu meelest ka tema on pigem jutukas inimene. Tundus. Ja ajaloolane. Jah. Ma ütlen, tasub õppida ajalugu, selles mõttes ikkagi soovitus. Just. Siis viimasel ajal on hästi palju kuidagi meeme tekkinud ebapopulaarsete arvamuste kohta, et või noh, inglise keeles hot take on, et on sul mõni ebapopulaarne arvamus? Jaa, rohkem tervet mõistust. Ehk et mõtleks selle peale, mis nagu päriselt oluline on, et kui me läheme sinna tagasi, et minu jaoks on poliitika väga oluline, siis ma saan aru, et selles mõttes olukord majanduslikult ja kõik see ongi olnud keeruline ja ma saan aru, miks poliitikud kasutavad ära seda pinnast endale populaarsuse võitmiseks. Aga ma arvan, et see ei ole väga õige, sest nagu me näeme, seda ohtlikkust siia maailma tekib iga päev juurde, iga nädal tekib juurde. Et ei maksa nagu kohalikult kembelda, et praegu ei ole see aeg. Praegu on see aeg, kus me peame mõtlema, et kas me saame midagi teha, et nagu meil oleks privileeg edaspidigi kembelda. Et rahu, demokraatia ei ole täna enam üldse iseenesest mõistetavad asjad, et selle nimel peab väga palju vaeva nägema, et meil säiliks see vabadus. Kas me oleme liiga pikalt liiga hea elu peal olnud? No ma arvan, et mõnes mõttes äkki võiks seda öelda, et me elasime sellist rahulikku elu, et majandus kasvas ja kõik läks paremaks ja Eesti läks euroopalikumaks, aga meelest läks ära võib-olla, et mille jaoks on mõned riigid võimelised. Kuigi ma ütlen ausalt, et kuna minu tegevusvaldkonnad või huvivaldkonnad on olnud sellised, et ma olen alati seda pinget pingestanud endal. Julgeoleku olukord. Nii, läheme sellest meeleolust nüüd hoopis teise suunda. Mis on sinu unistuste töö? Tead, mingis mõttes ma tunnen, et ma täna elan oma unistust, et 5 aastat tagasi, kui ma hakkasin õppima ja tegema neid samme, siis ma ju unistasin sellest, et ma oleks täna siin, kus ma olen. Et selles mõttes ma tunnen, et mulle meeldib oma ajuga tööd teha ja nagu, et sellel on mingi käega katsutav tulem ka. Et kui sa ma saan aru, sa sõlmid mõne lepingu või niimoodi, aga mulle meeldib, et minust jääb nagu maha ka midagi. Ma olen midagi töötavat loonud. Ja selle unistuste koha pealt on jälle võib-olla 2 sellist nagu vastandlikku asja, aga ma arvan, mis nagu minu sellise iseloomuga käivad kokku, et ma tahan, et mul oleks vabadus rohkem puhata, kui ma seda tahan. Ja samal ajal, et mul oleks võib-olla kunagi elus võimalik töötada startupi sellises nagu ruumis, et ma saan aru, et puhkus ja startup nagu ei käi, eks ju kokku, aga see, et teen nagu kirega asju ja siis puhkan ja siis kirega ja siis puhkan, et see nagu, see läheb nagu minu olemusega kokku. Sa ütlesid just enne seda ka, et läbipõlemise oht on selle sama pühendumisega, et ma usun, et kuskil startupi keskkonnas oleks see veel oluliselt suurem, eks ju. Et ühesõnaga ole ettevaatlik millest sa unistad. Need klišeed täna lihtsalt tulevad. Aga lapsepõlve unistus? Ma käisin emaga hästi palju ilusalongis kaasas ja mulle tundus seal alati selline müstiline õhkkond, et naised nagu rääkisid omavahel hästi palju mingisuguseid väga personaalseid asju ja samas see protsess, et neile tehti soengut pähe ja nad läksid ka vaata alati rõõmsamana ära ja mingi selline sära oli nende sees. Ja siis ma kuidagi
vaatasin ja mõtlesin, et ma tahaks ka juuksuriks saada. Et ma teen kõiki inimesi ilusaks. Et nad tulevad, see tundub nagu, et see on ainult positiivne, on ja. Et ma teen kõigil ilusad soengud pähe, nad lähevad ära, neil on hea tuju. Mõtlesin, et see oleks äge töö. Sisuliselt front-end arendus. Põhimõtteliselt, nii et ma ikkagi täna siin. Ja lõpetuseks, kui nüüd kuulaja peaks sinu loost ühe kõige olulisema asja meelde jätma, mis see oleks? Hüppa, võta ette, hakka tegema ja sa mõtled selle tegevuse käigus välja, mida sa järgmiseks teed. Ja mina ikkagi kannan endaga seda mõtet kaasas, mille minu armas vend mulle ükskord ütles, kui ma küsisin ta käest mingi asja kohta, et kas ma peaks seda tegema. Ütles, et tee ikka, ära sina endale ise ei ütle. Kui nemad ütlevad ei, okei, siis lähed edasi sellega. Ära sina ise ei endale ütle. Ma proovin ise endale mitte ei öelda ja proovin teha ja soovitan teistel ka. Suurepärane. Aitäh, Ingrid. Aitäh. Aitäh, kuulaja ja järgmised karjäärikäänakkud juba mõnel järgmisel neljapäeval. Karjäärikäänakkud.